Milline on sinu hinge olemus, kui sul on kaljukitse tõusumärk? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Kaljukitse tõusumärk peidab endas ühte väga vana hinge. See on selline hing, kes on oma eelmistes kehastustes väga palju läbi elanud, võiks öelda väga palju. See ei tähenda tingimata, et ta on elanud rohkem kehastusi, vaid ta on kandnud väga palju raskust, vastutust, igasugust koormat. Intuitiivse astroloogia järgi kannab kaljukitse tõus sageli sellist kogemust, kus inimene on õppinud juba väga varakult olema tugev. See on selline hing, kes tuleb kogemusega, et elu ei ole mingisugune lihtne ja turvaline koht. Et ellujäämiseks tuleb ennast kokku võtta, kannatada, vastutada ja edasi liikuda. Sageli tunnevad need inimesed ka selles kehastuses juba lapsena, et nende sees on mingisugune väga suur raskus. Nad olekski sündinud nagu vana hingena ja kui nad hakkavad vaatama, kuidas teised elavad või ennast võrdlevad, siis nad võivad sageli avastada, et teised elavad palju kergemalt, mängulisemalt, spontaansemalt, aga tema peab justkui midagi kandma, midagi lahendama või midagi kontrolli all hoidma. Need hinged on harjunud lootma iseendale ja nad on oma valu raskuse kogemusega kasvanud hästi tugevaks. Et siin peitub ka muidugi nende vari, sellepärast et ühel hetkel see jõud, mis nendes on, või vastupidavus ei ole enam tugevus, vaid see muutub kaitseks. Ja need inimesed võivad hakata ennast siis sulgema. Nad ei näita oma nõrkust, nad ei küsi abi, nad ei taha kellestki sõltuda, sest sügaval sees elab neil see uskumus, et kui nad nüüd muutuvad nii-öelda pehmeks, siis nad saavad haiget. Seetõttu võivad kaljukitse tõusumärgiga inimesed muutuda emotsionaalselt väga ettevaatlikuks ja väliselt hoida sellist rahulikku kuvandit, vaoshoitud kuvandit, isegi sellist jäist kuvandit. Kuigi tegelikult sees nad muidugi ei ole külmad, nad on lihtsalt õppinud oma südant kaitsma. Need hinged on justkui selline talvine maastik, kus kõik on ümberringi jäätunud ja kõva, aga sees, seal sügaval maa all, voolab ju ikka vesi. Ehk siis need hinged on õppinud loobuma oma sellist pehmest tundlikkusest, oma lapselikust usaldusest, sest nad on õppinud ja tulevad lihtsalt sellisest kogemusest, et elu on karm. Ja nad on muutunud tugevaks, vastupidavaks, tubliks. Üks nende inimeste väljakutse on üksildus ja mitte nii palju selline füüsiline üksildus, vaid tunne, et keegi tegelikult neid päriselt ei mõista, et nad peavad kõigega üksinda hakkama saama ja nad ei saa kuidagi oma koormat teistega jagada, sellepärast et see koorem on nendel väga raske. Ja siis võib juhtuda, et need inimesed võivad hakata elama lihtsalt kohusetundest, täidavad oma ülesandeid, võtavad vastutust, saavutavad eesmärki, aga selles kõiges puudub rõõm. Ehk elu justkui muutub projektiks, mitte elamiseks. Nad võivad isegi karta õnne ja rõõmu, sellepärast et see on midagi, mis on neile võõras, sest turvaline on selline raskus, keskkond, kus nad kannatavad.
Kaljukitse tõusumärgiga inimeste tervenemine algab sellest hetkest, kui nad lubavad soojuse taas oma südamesse. Kui nad hakkavad tasapisi seda jäist maski maha laskma, seda sulatama, siis tervenenud kaljukitse tõusumärgiga inimestest võivad saada väga targad õpetajad, tugevad liidrid, inimesed, kes suudavad teisi toetada väga rasketel aegadel. Ehk nad teevad siis läbi sellise sisemise küpsuse, läbi tarkuse, läbi südame. Ja kaljukitse tõusumärgi nii-öelda jõud ei seisne selles, kui palju nad suudavad kanda, vaid selles, kas nad julgevad lõpuks selle koorma maha panna ja avastada, et see elu ei olegi ainult vastutus, raskus ja kontroll, vaid siin on tegelikult ka armastus, rõõm ja teadmine, et kõike ei peagi üksinda tegema. Sellised mõtted sulle kaljukitse tõusumärgiga hingedest. Kui video meeldis, pane like, telli kanal, ma olen sulle sinu toetuse eest ikka tänulik ja näeme juba järgmises videos.